kas sa tahad teha kõige odavamaid ja kõige suuremaid saiakesi klientidele, kes tahaksid sama raha eest saada rohkem või ma ei ole saiakeste fänn, aga see on lihtsalt nii hea nagu, saad aru, või sa tahad teha saiakesi inimestele, kes muidu ei söö saiakesi, aga nagu on valmis sõitma ja maksma rohkem ja nautima ja promoma seda ka niimoodi täiesti lambi videos. Milliseid saiakesi sa küpsetada tahad? Mis sa oled ka 4 saiakesest arvad? Ja siis oli neid 2. On pikniku aeg. Tere tulemast praktilisele õppepiknikule. Mul on siin 4x4 saiakest. Nende hankimine võttis mul täpselt 25 minutit aega ja läks maksma 8,19 €. Kliendikaart oli ka mängus. Kõik need 4 saiakest on ostetud täiesti erinevatest kohtadest. Nagu sa märkad, 2 nendest on täpselt samasugused. Nende hinnavahe ilma kliendikaardita on 50 senti, mis on päris palju ka 4 saiakese puhul. Kui mul on räige nälg, siis ma olen valmis võtma ükskõik millise nendest kõige käepärasemast kohast. Kõige odavam saiake nendest on kõige suurem. Näitan sulle suuruse vahet. Suuruse vahe. Nüüd, kui ma tahaksin sama raha eest rohkem saada, ma võtaksin selle saiakese. Kui mul aga ei ole kõht nii tühi ja ma ei taha lihtsalt rohkem saada, vaid ma tahan saada midagi enamat, siis on üks saiake, mis maksab 3,50, aga on tehtud hoole ja armastusega ja mille maitse on hoopis midagi muud. Nüüd küsimus ei ole selles, milline nendest saiakestest maitseb mulle kõige rohkem. Küsimus on selles, milliseid saiakesi tahad sina küpsetada. Kas sa tahad küpsetada selliseid saiakesi, mida ostetakse lihtsalt sellepärast, et midagi muud käepäralt ei ole võtta? Kas sa tahad küpsetada saiakesi, mis on lihtsalt kõige odavamad ja kõige suuremad? Või sa tahad küpsetada saiakesi, mille nimel tullakse kas või teise linna otsa, mida nauditakse ja soovitatakse teistelegi?